Rita, mul on nii hea meel, et sa täna tulid siia kaasa mõtlema rikkuse teemadel. Aitäh kutsumast. Ja, kuidas sina mäletad, et sinu kodus räägiti rahast või rikkusest või üldse sellistel teemadel, millest ju tihti öeldakse, et rahast me küll ei räägi? Kui sa niimoodi küsid, siis ma hakkan mõtlema, et ma ei mäleta, et minu kodus oleks sellest üldse räägitud. Rahast kui niisugusest, et kõik kuidagi nagu toimis. Ma olen maalt ja hobusega, nagu ma armastan öelda, et sügaval nõukaajal kasvanud, täiesti padumaal, keset Eestit, väikeses külakeses. Isa oli metsaülem, ema tegeles siis noorloomadega, oli osakonna brigadir. Kõik kuidagi toimis ja ma ei mäleta, et oleks rahast üldse räägitud. Sest mida sa... jah, vahest oli vaja saada 5 kopikat, et tropsi osta ja siis mõnikord anti 3 kopikaline, siis sai teist tropsi. Mingi taskuraha anti, millega ma pidin arvestama, et mingeid asju osta, kui ma linna tulen. Midagi oli, eks ju, kuskilt midagi. Aga ma arvan, et mul oli hoopis teistsugune rikkus. Et see külaelu rikkus on ilmselt ja kogu see lapsepõlve kasvamine on see, mille üle ma järjest rohkem tänases maailmas mõtlen, milline suur väärtus see oli. Sest kui ma sellel ajal seal elasin, siis see oli normaalsus, ma ei mõtlenud selle peale, see lihtsalt oli normaalsus. Aga nüüd järjest rohkem hakkad aru saama, et milline tegelik väärtus ja tegelik rikkus selle sees oli. Et esiteks oli see vabadus kasvada koos teiste lastega seal külas. Et hommikul lükati sind välja, õhtul korjati üles, vahepeal jooksid tuppa, võtsid selle tavalise saiaviilu, seal lõikasid noaga, keegi ei öelnud, et see on terav paha, sa läksid ja lõikasid oma saiatükki ära, raputasid sinna valget suhkrut, keegi ei öelnud, et see on valge surm, siis sa panid sinna vett peale, sest et sa olid juba ära õppinud selle, et kui sa jooksed niisama suhkrusaiaga välja, siis see suhkur kaob ära sealt. Aga sa pidid tilguta sinna vett peale, aga mitte palju, sest muidu läks sai liiga pehmeks. Et siis ei kadunud see suhkur ära ja siis sa jooksid lastega õue ja siis sa mängisid seal. Kõik sotsiaalsed oskused, kõik sai õpitud küla peal, kõik kuidagi nagu toimis. Ja ilmselt ema-isa olid vaikselt nagu kuklas olemas. Et sul oli kuulaja alati olemas, kui sul oli vaja. Keegi ei olnud sinu jaoks mingi meelelahutaja, et mul on täna igav või mingi siuksed asjad, et ei, sa pidid ise tegevust leidma. Et see kõik kokku oli selline normaalne kasvamine, kus lapsed ju õpivad mudeli järgi, ilmselgelt mina õppisin selle mudeli järgi ja ka hiljem oma lastega ma ju kasutasin seda sama mudelit, et kõik kuidagi toimib paralleelselt sellega, mida sina näed ja teed ja toimetad. Et ma arvan, et see on nagu suur väärtus õppida ise vaikselt oma vanemate kõrval ja see on suur väärtus ja tarkus tegelikult vanematel olla kogu aeg vaikselt olemas. Ma olen mõelnud selle peale tõesti päris palju, milline väärtus ja rikkus see minu jaoks on. Sellepärast, et see on see, mida võib-olla täna eriti ei ole. Aga just see väärtuslik, see rikkus, mida sealt kaasa tuua, ongi see, et õhtuti istus pere alati söögilauas koos, sest ema tuli töölt ja tegi söögi valmis, isa tuli töölt, isa töötas samas majas, me elasimegi Metskonna majas, isa tuli altkorruselt üles lihtsalt. Meil oli alati pere söögiaeg, keegi ei istunud oma nutiseadmes kuskil, televiisorit vaadati koos, ma ei istunud tunde kuskil teleka ees. Et seda kuulamist, olemist, seda oli nii mõnusalt palju, kui ema istus naabrinaistega söögilaua taga ja rääkisid oma jutte, siis mina kuulasin kõrvkikkis. Õppisin kogu aeg, õppisin ja sain targemaks igasugustest asjadest. Ja ma mäletan isegi, kuidas me sõbrannaga istusime ja kuulasime niimoodi, kui nad seal rääkisid ja siis sõbranna ema ütles talle, et mis te lapsed siin, minge nüüd ära ja siis sõbranna ütles, aga siin on nii põnev. just. See oli nii huvitav. Et ma arvan, et selline kasvamine on olnud tõeline rikkus ja seda ma kannan kaasas, seda ei võta mitte ükski inflatsioon ei võta seda mult ära.
kõik on ümberringi muutunud, info on rohkem kättesaadav, maailm on globaliseerunud, kõik sellised asjad, et me ei saa nüüd jääda heietama, et oi, mis kõik nüüd oli ja kui hästi kõik oli ja kui halvasti kõik oli, mida iganes. Et selle ajaga tuleb lihtsalt kaasa minna ja see võib-olla on see teadlikkus, et sa ei jää kinni sellesse, oi, mis meie ajal oli. See on lihtsalt fakt. See oli, võtsin selle väärtuse, see andis mulle täna selle teadmise, kogu lugu, eks. Aga nüüd tuleb nagu edasi minna ja vaadata seda, et missugune on see praegune maailm ja tajuda seda, et olla avatud ja selles mõttes ma olen hästi tänulik jälle, et see on jälle minu jaoks üks suur rikkus teha tööd inimestega ja just nimelt väga palju kuskil, ma olen vaadanud mingi 70-75% on lapsed, eks ju, et sa oled kogu aeg nagu kursis selle elu liikumisega, mis toimub. Just. Ja nad toovad sulle hästi palju sellist informatsiooni, sest enda lapsed on nii palju suuremaks kasvad, et sa ei tea, mismoodi need väiksemad põlvkonnad toimetavad. Ja seda on nii huvitav vaadata, milline on nende normaalsus. Ja muidugi see on totaalselt erinev sellest, mis oli vanasti ja ma arvan, et kui ma oma töös psühholoogina miksin selle oma väärtused ja selle praeguse aja elu kokku, siis tegelikult mul on neile midagi anda, mis mul oli. Et ma ei jää sellesse kinni ja ei ütle, et oi, meil vanasti oli nii, tehke nii, eks ju, et see ei tööta. Aga mingisugused asjad, mis on välja selekteerunud, ma saan neile öelda täna, et aga äkki on see väärtus või see väärtus, et nad on ära unustanud selle või neil ei olegi seda kogemust. Nad ei teagi täna seda. Et sa saad minevikust tuua seda. Et sa oled nagu sild selle vahel, et sa tood nagu midagi minevikust, mingisugust kogemust, mida nemad täna ei tea. Et selles mõttes on see minu vanus ja minu kogemus on võib-olla väga suur kogemus noorematele põlvkondadele, et võib-olla neil ei ole oma vanaemade ja vanaisadega suhet, võib-olla nad ei olegi enam, eks, võib-olla nad ei taha neid kuulata, sest võõrast inimest on alati lihtsam kuulata, et sa saad nagu kõik need asjad nagu kokku miksida ja luua uue rikkuse ehk uue väärtuse. Selge on see, et perekonnal on ju oma dünaamika, eks, et ta ilmselgelt lapsena selle peale väga palju ei mõtle, sinu jaoks on oluline, ma mõtlen ennast lapsena, ma ei mõelnud selle peale, oluline on see, et ema-isa oleks olemas, kõik. Aga seda, et ema-isal on kuskil ka mingi oma elu, ma ei osanud seda mõelda, ükski laps ei oska, sest tal puudub kogemus selle kohta. Ta lihtsalt ei oska, tema vaatab oma mätta otsast ja see mätas on üsna selline nüke jõuline. Ja nüüd, kui me võtame selle, et ma tagantjärele mõtlen, et palju siis minu emal-isal oli oma aega, nad lahutasid siis, kui ma olin teismeline. See on ka perekonna dünaamikas teatud selline panus, jah, nii on. Aga enne seda ma tean, et nad käisid reisil, nõukogude ajal nad said käia Krimmis ja Sotšis, ma tean, mingite tuusikutega käisid, välja neid ei lastud teatud põhjustel ja mind ka hiljem ei lastud kuskile ka sõbralikes sotsmaadesse mitte. Aga ma tean, et nad käisid, kuna mul ei olnud vanaema vanaisa, siis oli külas üks vanem tädi Leeni, kes mind siis hoidis ja kes oli siis mulle nii-öelda nagu vanaema. Et ühest küljest annab see mulle signaali, et neil oli oma elu. Et keegi tegeles ja käisid kuskil. Et nad ikkagi oskasid mingisuguseid asju jagada ja teha ja toimetada. Ja ma tean, et ema läks hästi vara hommikul, läks oma tal oli terve osakond, siis ta pidi kõik noorloomade need laudad läbi käima ja mina magasin kodus ja siis oli oluline, et ta jätab mulle sellise kirja, et siis see on nagu side selle emaga, et ma tõusen üles, ema on jätnud mulle kirja. Ja mõnikord juhtus niimoodi, et ma õppisin läbi selle lugema ja palusin tal võimalikult raskeid sõnu kirjutada ja siis tema juba tuli oma ringilt, kui mina alles pusisin seda kirja. Ja ema pidi andma mulle alati siis võileiva, mis oli temaga käinud selle ringi kaasa. Nii et mina sõin selle hommikuse söögi, siis selle võileiva, mis oli emaga selle ringi ära teinud hommiku kuskil kella 5 aega, kuidas ta läks hommikul, eks. Ja see oli nagu mingi selline side ja neid ja see kuidagi oli loomulik. Keegi ei öelnud kuskil peres ja kodus või kuskil mingis foorumis, et tee niimoodi. See lihtsalt tuli. See lihtsalt oli niimoodi. Ja samas ma tajusin, et ta oli minuga olemas. Näiteks ükskord ta pesi pesu, selline nõukaaegne masin, tuli seal vändata. Me mängisime lastega peitust
ja ühel hetkel ema ütles, et ups, mu pesumasin, sest ta aitas otsida meile pesemise või mängimise neid kohti, kuhu peita ja mida teha, eks ju. Et see kõik oli nagu orgaaniline. Tema oli see põlvkond siis, kes läks ju tööle, kui ma olin imikeks. Ma ei mäleta seda ja ma ei tea, kas mul on sellest mingi õudne psühhotrauma, ma ei tea seda. Aga kõik kuidagi nagu sujus ja oli. Siis, kui mul endal tulid lapsed, siis ma ilmselt jätkasin seda orgaaniliselt, sellepärast, et ma olin teatris tööl. Ma läksin, laps sündis augusti lõpus, ma olin novembris juba proovides, sellepärast, et ema tuli last hoidma. Ja see kõik kuidagi ei olnud nii, et oi, ma pean kohe lavale tagasi minema, ma pean ennast õigustama nii edasi. Lihtsalt mul oli võimalus. Aga ema tuli siis appi, eks? Ema tuli appi, jah, täpselt. Ja ma sain proovides käia ja mingeid etendusi teha ja see koormus oli kuidagi selline jaotatud. Ema kolis sellepärast Tallinnasse, et ta saigi appi tulla. Et kõik kuidagi nagu sujus. Mul ei olnud vaja kellelgi midagi tõestada. Aga ma olin päevad läbi, olin ka lapse jaoks olemas, täpselt nii palju, kui vaja oli, eks. Ja siis, mul on endal 3 last, et sealt edasi juba 3. laps siis sündis juba 2000, mis ta sündis? Mida iganes, ei, 1998 sündis tema. Et siis oli juba nagu see, et sa teadlikumalt nagu said aru sellest, et see on see aeg, kus sa võtad pausi. Aga kus sa märkasid, et sa ütlesid, et teadlikumalt sa juba teadsid, mis teadlikkus siis sinu sisse tuli? No siis hakkas juba taustsüsteem, hakkas juba rääkima, et millal siis ema peab minema tööle ja kuidas see on. Meedia mõjutab meid tohutult palju. Et mis seal meedias siis oli sellist? Kui ma nüüd täpselt mäletan, et ma ütlen, et enne seda oli see, et kõik asjad kuidagi läksid, eks ju, et kõik läksid põlvest põlve. Meil oli selline põlvekondade ülene side, kõik läks kuidagi, kõik toimis. Väga palju ei mõeldud, vaid tehti sisetunde pealt. Mingi analüüs kindlasti toimus, eks, et kas on võimalik, kuidas saab ja nii edasi. Aga siis hakkas juba tulema selline, et sa pead olema tööturul olemas, sa pead olema nähtav. Ma mäletan ühte teemat, et kui sa jääd laste pärast koju, et kas siis lapsed on õnnelikud, kui sa ütled neile, et sinu pärast jäi minu karjäär pooleli. Ja siis ma mõtlesin, mis asi see on? Mis asi see on? See on minu otsus ju. Ma tean ju ise, mis ma teen. Aga selliseid asju nagu väga palju hakkas tulema, mida nüüd on ju väga palju, veel rohkem. Ja need vaesed noored emad ei tea enam kuhu joosta. Meeletu süütunne. Täpselt, üks ootab, teine ootab, eks ju, nad ei julgegi nagu koju jääda, nüüd sa jääd rongist maha. Kus sa maha jääd? Nüüd sa oled ronga ema, kui sa lähed rongi peale. Ja täpselt, kõik on valesti, eks ju, et usaldaga oma sisetunnet ja ma näen tegelikult ka väga palju oma töös, et inimesed nagu ei julge kuulata ennast, võib-olla kohati ei oska kuulata ennast ja ka ei usalda ennast. Ja siis 3. lapsega ma mõtlesin just seda sama asja, et mis ma siis nüüd tegema pean või kuidas ma tegema. Siis mõtlesin, et aga see on nii väike aeg, kui ta on väike. Ja see periood, see mingi 10 aastat tegelikult, kui sul on 3 last, siis 10 aastat, eks. Et see ei ole minu elust ära lõigatud aeg, vaid see on minu jaoks rikkus. Just, et väga kihvt vaatenurk. Pärast hiljem tuleb see sulle topeltrikkusena tagasi, see on investeering. Just. Aga see ei ole nüüd nii, et ma teadlikult investeerin, et pärast saan tagasi. Et see tuleb sinu sees, see ongi see teadlik otsus. See on minu seest, et ma tean, et ma teen seda sellepärast, et minu lastel oleks mina olemas ja samal ajal, et nad natuke saaksid ka minust puhata, sellepärast, et ka lapsed tahavad emadest, isadest vahest puhata, nad lapsa peaksid seda tegema. Et loomulikult käisin ka mina mingitel võtetel ja reklaami tegemas. Ma mäletan, mul oli see noorem tütar oli selle turvaälliga oli niimoodi siin käe otsas, läksin ühte reklaami lugema, siis ta oli mul laua all niimoodi jalaga, siis on tähtsa näoga lugesin niimoodi. Ise liigutasin teda varbaga. Kõik töötas, eks ilusasti. Aga see oli lõbus, laps oli minuga, eks ju. Ma ei teinud seda sellepärast, et ma pean turul olemas olema, eks ju. Vaid ma tegin seda sellepärast, et mul oli võimalus. Mul oli lihtsalt võimalus teda kaasa võtta ja oligi kõik, eks ju. Minu seda ülemõtlemist on nii palju. Tuleb see ebakindlus inimese sisse, et ta tõesti, naise sisse ütleme praegu näiteks, et ta ei julge teha neid otsuseid või neid samme enda hüvanguks?
kui sa niimoodi räägid, siis mul tekib selline 2 tunnet, et üks tunne on see, et me ei ole teadlikud sellest, mida ma tahan. Mida tahan mina ise. Et meil puudub selline kogemus, et võib-olla meid on lapsest peale väga palju õpetatud sellises pean. Mina nimetan seda tavaliselt oma koolitustel, et siis on nagu, et meid on kasvatatud nagu tsirkuse karu, et roni sinna tünni otsa saad maiust, hüppad läbi rõnga, saad maiust, eks ju, ehk tee tuba korda, saad seda, õpi see ära, saad seda, eks, et kogu aeg on nagu selline pean. Ja keegi nagu ei küsi väga palju, et aga mida sina tahad? Ja mis sulle sobib. Minu käest tegelikult väga palju ka lapsena võib-olla seda ei küsitud. Ma sain seda ise teha. Kogeda lihtsalt ise jooksvalt. Ma sain seda kogeda täpselt, et sain vastu sõrmi, kukkusin pikali, tõusin püsti, lükkasin puutaks ja läksin edasi. Aga ma mäletan, et minu emal oli üks lause, mida ta minu käest küsis, kui oli mingi probleem või mina tulin nuttes või naabitüdruk tuli nuttes või mis iganes seal oli, ma mäletan seda, kuidas ta küsis, mis juhtus. Ja siis sa pidid nagu mõtlema hakkama, et mis siis nagu juhtus. Ja sa pidid nagu kirjeldama hakkama, mis juhtus. Ja läbi selle sa tegelikult said aru, mis nagu toimus. Ehk selline analüüsivõime. Ja, et ta ei hakanud kohe lahendama, nii sa said haige toima, tulen, teen sulle kõik seda või niimoodi, et saa üle, eks ju. Et ta lihtsalt andis sulle võimaluse enda sees see asi ära lahendada. Ma arvan, et see oli tal lihtsalt oma lapsepõlvest tulnud. See oli kuidagi loomulik. Et me võib-olla isegi ei tea, mida mina tahan ja kui ma ei tea, mida ma tahan, siis hakkab see meedia mind mõjutama ja teine aspekt on tegelikult see info kättesaadavus ja see, mis meid ümbritseb. Et kui see minu selgroog ei ole paigas ja minul ei ole kontakti selle oma sisetunde, oma südame ja kõhutundega, eks ju, südamehääle ja kõhutundega, siis ma tegelikult olen hästi palju mõjutatud sellest, mis ümberringi räägitakse. Siis ma torman sinna rongi peale, siis ma hüppan rongi pealt maha, siis jälle tulen ja siis vaatan tagatuled, lähevad juba, eks ju, siis jooksen järgi selle, ma ei tea ise ka, mis ma tahan. Tahan ma esimeses klassis või ei taha esimeses klassis? Siis mul on sulle küsimus. Kuidas sina said oma siis kõhu ja südamega sellise kontakti, et ise otsustada enda jaoks, et tõesti see 10 aastat olla ja vaadata tagatulesid? See on nagu väga okei. Ja ma päris tagasi tulesid ka nüüd ei vaadanud, ma isegi ei mõelnud nii, ma arvan, et mul tuli see kuidagi selle ema piimaga kaasa sealt külast, eks ju. Aga ma kuidagi nagu, jah, mingitel hetkedel ma sain aru, et kui teatri uks läks kinni, et lihtsalt on keegi, kes otsustab, et see uks läheb sinu jaoks kinni ja sa ei saa aru, mis nagu toimub. Ja siis küll korra nagu mõtlesid, et mis nüüd saab? Mis nüüd saab? Ja siis mul ei olnud võib-olla sellel hetkel seda tarkust ja teadmist öelda, et ka see läheb mööda. Aga et praegu on nii. Aga kuskilt maalt see oli, et mida mina teha saan? Aga kus maalt see siis tuli, mis su elus siis sellel ajal toimus, kui tuli see, et mida mina teha saan? Et mis juba oli toimunud või mis need õppetunnid olid olnud? Et siis see küsimus saada küsida endale. Ja ma arvan, et see ei tule päris niimoodi, et midagi juhtub ja plõks, eks ju. Mõnikord on nii. Ma arvan, et see kuidagi on selline sujuv protsess. Aga mingitel hetkedel oli küll, et mis ma teha saan? Et minu selle suve slogan on pärast oma Varpalu murdu, et kas trauma on trauma, eks? Kannatus on valik. Just. On ju? Et kas sa nüüd kannatad ja oled ohvri rollis või see on kogemus. Et ma valisin kogemuse. Ja mitte, ma olen nii tark, ma tean kõike, päris mitte nii. Aga ma arvan, et see oli selle hetke tarkus, täpselt nii nagu ma oskasin sellel hetkel, nutsin oma nutud ära ja mõtlesin, aga kuidas edasi? Aga kus tollal siis lasteisa sama selles pildis oli nii-öelda lapsevanema kontekstis? Tema oli meil kogu aeg tööl. Tema oli meil kogu aeg tööl ja nii oligi. Vist on tänapäevani kogu aeg tööl. Et see oli ikkagi nagu minu peal kõik see. Ja kuidas see sind mõjutas või sa seda konteksti enda jaoks vaatad? Et kui teine osapool on tööl, siis tegelikult seda on täna ka väga palju. Et just kui üks on rohkem olemas ja teine on rohkem tööl ja ta kuidagi kas kaldub nii? Kuidas kellelgi, aga sellel hetkel oli see normaalsus ja sa peadki sellel hetkel, kus sa oled, pead ju toime tulema.
kui sa jääd istuma ja haletsema ja hädaldama ja kurtma ja noh, siis istu siis selles kaoses. Aga see tuleb nii lihtsasti, et vaene mina siin üksinda lastega. Mis see aitab? No just, mis see aitab? Kuhu see viib? Okei, nutad ära, eks ju, ja siis mõtled, et selge, aga kuidagi peab edasi minema, eks. Ja siis sa võtadki sellest olukorrast parima. Et mingisugusel hetkel sa tegelikult sa ei tea, mis on lahendus. Sa ei tea. Aga sa lihtsalt lähed, lihtsalt teed järjest asja. Sa lihtsalt oled ja oled avatud ja vaatad, mis juhtuma hakkab, sest et mingisugusel hetkel tundub, et nii, nüüd on sein püsti, ta ongi püsti ja no mis mõtet on vastu seda seina nagu prõmmida, ta on ju püsti, eks ju, sa ei jõua seda ümber lükata. Aga astu 2 sammu tagasi, lihtsalt astu 2 sammu tagasi. Ära prõmmi, ära mine jõuga peale. Kuidas enda peas 2 sammu tagasi astuda? Lihtsalt astuki tagasi, mõttes, astuki tagasi ja teab, mis juhtub. Et kujutledki seda seina ja sa astudki täpselt seda olukorda, astudki 2 sammu tagasi. Sest võitlus sünnitab võitlust, sest sa peksad oma pead vastu seda seina ja oled üks õnnetuse hunnik ja ohver ja siis on sul muhud peas, oled veel suurem ohver. Lihtsalt astu 2 sammu tagasi ja teab, mis näeb. 2 poolt sinna otsad lahti. Just. Lihtsalt nii ongi. Lihtsalt nii ongi, et elu on õpetanud, et sellel hetkel sa ei näe muid võimalusi, sest et sul on ainult üks võimalus, millega sa oled harjunud, see on sinu mugavussoon, sa oled sellega harjunud. Eks. Ja ma mõtlen, kas või näiteks näitena, kui see Pärnu maantee 5 Draamateatri uks sulgus, siis sa seisad seal nii-öelda piltlikult, seisad seal Pärnu maanteel niimoodi. Ja siis sa saad aru, et elu on sust mööda läinud. Nii. Kuigi tundus, et see on õudne, mis toimub. Just. Sa võid lihtsalt mööda Pärnu maanteed minna. Ise minna mööda, seda teeb, et elu ei läinud mööda. Just. Täpselt, et sa astud tegelikult mingist teatud mugavussoonist välja ja siis tekib selline, mis nüüd saab, eks ju. Ja, sest aju annab ju signaali, et oot, nüüd on ikka siin ebaturvaline lugu, et mis, tõesti, et kuhu nüüd, kas ma jään nüüd ellu? Absoluutselt, loomulikult, kuidas sa hakkama saad, mis toimuma saab. Aga mina olen siin, 2 kätt on, 2 jalga on, kõik on ju tegelikult hästi, pea töötab ka. Ja siis hiljem ütlesid kolleegid, et oi, et mis sul viga, et sul on ju teine töö ja siis mina vaatasin otsa ja küsisin, aga mis on sul viga? Jube raske on õppida 3 lapse kõrvalt, hakata uut ametit õppima, eks. Aga ennem tuleb paus teha, lihtsalt teedki pausi, oledki seal oma lastega, teed oma toimetamisi, see on lihtsalt minu lugu, eks ju. Aga jah, alati on kuskil mingisugune võimalus, on. Aga kui seda nagu paaniliselt otsida, et issand jumal, nüüd läheb see võimalus käest ära, nii, nüüd läheb elu eest ära, nüüd ma pean turul olema ja kõik nii edasi, siis klammerdumine viib ju ka päeva lõpuks selleni, et see sinu enda ressurss ei saa nii-öelda loomingulisus ei hakka tööle, sa klammerdud mingi asja külge ja sa näed ainult seda. Võta korraks paus. Minu meelest naistel on, tänases maailmas ka meestel imeline olla korraks kodus. Ja võttagi see paus. Võtta see paus, mis rikastab sind, mis rikastab tegelikult kogu perekonda, lapsi, et palun väga, ma olen ju tööl tagasi. Lapsed on suured. Et see periood ollagi kodus, kui lapsed vajavad. Ja, täpselt. Mitte siis karta neid punaseid tagatulesid. Võib-olla need tuled sõidavad ära, aga tulevad teised. Ma arvan, et see on hästi palju ikkagi mõjutatud just ka sellest samast sotsiaalmeediast, üldse meediast, sellest samast nii-öelda, nagu ma ütlen, globaliseerunud maailmast, kõik see kiiremini, kõrgemale, kaugemale. Ja ma toon lihtsalt siia ühe sellise näite, et kui mul sündis esimene laps ja ma mäletan seda, kuidas ma imetsin teda ja kõike seda sisemist tunnet, mis su sees on. Kuidas laps sulle otsa vaatab, kõik sa õpid teda tundma, eks ju, kõik, sa ju näed kõik, mis toimub. Nii. Ja siis kuskil eelmisel aastal oli selline situatsioon, kus ühe noore emaga oli mul
kirjavahetus siis Messengeris, noh, täna käib ju kõik chattimisega, eks ju. Ja mul oli vaja tema käest saada digiallkirja. Ja ma ütlesin, et noh, et sa oled väikse beebiga kodus, et tead, et mul ei ole kiiret. Ei, ma imetan teda siin, ma saan samal ajal digiallkirja teha. Sa nalja teed inimene või? Ai, see on kõige parem aeg, on imetamise aeg, on praegu siin tööasju teha. Nüüd sa paned telefoni käest ära ja vaatad oma lapsele otsa. Ta ei ole kindlasti ainus, kes nii teeb. Jumala hea on siin imetamise ajal, eks ju, niimoodi, chatin, eks, ühe silmaga lasen nii. Aga mida õpib laps? Laps näeb, et ema on kuskil ära. Järelikult mina ei ole tähtis. Ta saab juba selle signaali. Ma ei ole väärtuslikult. Mina mäletan siiamaani seda tunnet. Eks? Aga mis tunnet tema mäletab? Tal ei olegi tunnet, mida mäletada. Ei olegi. Ja nüüd laps kasvab suureks ja tegelikult see lapsevanem võib-olla saab hoopis väga hõivatuks ja kaotab ma võimaluse väärtuslikku tööaega kasutada. Väga paljud on ka sellised lapsevanemad, kes lükkavad lapse ukse vahelt sisse ja ütlevad, et tehke ta korda. Et saadavad kasvu näiteks sinu juurde. Et ühiskond muidu vastutab, eks ju. Ei, sina kasvatad oma lapse ise. Mitte ühiskond, mitte kool. Mina teen niimoodi, et kõigepealt tuleb lapsevanem. Mul tuleb kõigepealt üldse lapsevanem. Alustame algusest. Tegelikkuses on ka, et sa pead ju kaardistama kogu selle anamneesi ju. Kus see laps on sündinud, kas ta on planeeritud, kas ta on oodatud, milline tema beebiiga oli, milline oli rasedusaeg. Sa pead kõik need asjad tegelikult ära kaardistama, et noh, ei ole ju see. Ja on lapsevanemaid, kes on mulle selle peale vastanud, et ei, et ma pöördun lapsega. Noh, nagu lapse pärast, et miks mina pean tulema. Et kas ma sain ikka õigesti aru, et mina pean tulema? Jaa. Kõigepealt tuleb lapsevanem, sest mul on vaja teada seda taustinfot ja mul on vaja näha seda vanemat tegelikult. Ja kui nüüd me võtame selle teismelise näiteks, kelle sees on nagu nii suur müra ja siis on see väljast tuleb kogu aeg müra, siis kuidas see vaene laps üldse sellega toime tuleb ja siis kui tal on lapsevanem, kes ei ole kohal ja on oma müra sees, et kui sa võtad nagu lapsevanema, kes näiteks kardab kaotada kontrolli ja laps teeb mingeid oma asju, mõtleb oma peaga, tahab mõelda oma peaga, võib-olla teatud teismelise eas ta ju hakkabki oma vanemate väärtusi ju kahtluse alla seadma, eks ju, et siiamaani oli nagu vanem jumal taevas, aga ta on ka inimene, ta ka eksib, eks. Et täitsa valet juttu räägib isegi kohal. Ei ühendu. Kuidagi ei matchi, eks ju. Ja nüüd vanem kardab kaotada kontrolli, sest ta on harjunud olema, kas siis autoritaarne kontrolli või eks ja nii edasi. Seal ta tunneb, et laps läheb käest ära, eks ju. Siis võib olla ka see näiteks, et lapsevanemad pöörduvad minu poole koolivalmiduse hindamiseks ja ma näen, et laps on igatepidi iseseisev, kooliküps ja nii edasi. Ei, et andke ikka see, et ei ole, eks ju. Siis sa näed, et see lapse vanem identifitseerib ennast üldse emaks olemisena. Et järsku võetakse talt laps ära, kes ma siis olen. Et ma arvan, et see on nagu hästi palju selliseid, et see, kui sa ei ole nagu väiksest peale, imikust peale olnud selle lapsega kontaktis, tõesti niimoodi, et imetamise ajal sa vaatad talle silma ja edasi juba ka suhtled, oled tema jaoks olemas, mitte nii, et sa istud seal telefonis ja see kuskil nagu toimetab sul seal mänguväljakul, eks. Või mis iganes, sa oled kuskil ära, pere läheb sööma, kõik istuvad telefonis, eks ju, kõik on kuskil ära, siis ühel hetkel sa näed, et ta lähebki ära. Ja siis sa ei saa aru, mis on juhtunud. Ja kus see tuli? Jah, kus see tuli, aga me oleme kasvanudki niimoodi, me ei saa aru ja väga palju on ka seda, kus kõik ongi nagu hästi omaette. Et kui ma lähen oma lapsepõlve tagasi, siis tegelikult me olime küll, ema läks hommiku tööle, isa läks hommiku tööle, kõik käivad tööl, kõik toimetavad, sa oled oma pead, mingil hetkel nad tulevad, sul on kõht täis, sul on kate pea kohal, eks, sul on kodu olemas, sul on oma pehme pesa, et su mingid baasilised väärtused on olemas, aga oluline on see, et su vanem on sulle kätte saadav, siis kui sul on vaja. Ei olnud telefone, meil ei olnud telefone sellel ajal, aga ma teadsin, et millal ta tuli näiteks, meil mingid kokkulepped ja seda kokkulepet ei muudetud. Ja kui oli mingi muutus, siis sa tegelikult istusid ja ootasid, sest sa pidid olema ühe koha peal. Sa ei saanud kuskil otsima minna, sa olid ühe koha peal, seepärast, et äkki tuli midagi ette.
Just. Sa teadsid seda, aga sa teadsid, et sul on nad kogu aeg olemas. See on see turvatunne. Just, aga jaa, see oli kogu aeg olemas ja laps kasvab turvaliselt, ta proovib iseennast niimoodi, käib, teeb, toimetab, aga ta teab, et ta on suures pildis turvatud. Aga kujutad nüüd ette lapsevanemad, kes on kogu aeg ära, kes on kogu aeg arvutis, kes on telekas, kes on nutiseadmes, kes on lihtsalt füüsiliselt, ta on kogu aeg ära. Ja ta võib minna, teha oma toimetamisi, aga ta peab olema kättesaadav. Siis, kui lapsel on vaja. Tihti on see, et vanem on kättesaadav siis, kui tal on aega või tahtmist. Olen lapsevanemana kogu aeg arvutis, kuskil telefonis, kuskil kogu aeg ära, kuskil kogu aeg tööl ära. Ma justkui nagu materiaalset rikkust endale kogu aeg tekitan, aga kas see materiaalse rikkuse fassaadi taga võib olla ka mõnikord hoopis kurblik inimest, tegelikult on ta võib-olla üksinda, kui oma peres öeldakse tihti, et võib tunda üksildust ja oma suures ettevõttes, kus on miljonid, võib tunda üksildust nii-öelda inimese tasandil. Mis sa sellest arvad? Jaa, aga ta tegelikult ju süvendab seda üksindust ja üksildust. Just. Ma kuulsin, et on olemas maailmas riigid, kus on üksinduse minister. Mis nad teevad seal? Sest üksindust on maailmas nii palju. Ja lausa riiklikul tasemel tuleb sellega tegeleda. Ja ausalt öeldes praegu, kui mina tegelen lastega, siis üksindus on väga suur teema. Sellepärast, et ema on kuskil ära, isa on kuskil ära. Nad ei ole võib-olla füüsiliselt ära, igaüks on oma nurgas ja laps on oma toas. Mul on selliseid situatsioone, kus tüdruk lõigub ennast kõrvaltoas ja ema mängib suures toas ussimängu. Ta isegi ei tea seda. Nad on ühes ruumis, peaaegu ühes energiaväljas, eks ju, aga nad ei ole ühes energiaväljas. Ehk neil puudub see kommunikatsioon. Nad on tegelikult mõlemad üksi. Sellest tuleks välja astuda. Aga ei osata või ei taheta või ei viitsita. Ma toon täiesti isikliku näite, et kui ma ütlesin, et laste isa oli kogu aeg tööl ja minu peal oli siis see laste teema, ema taksojuht, eks ju, kogu aeg teeb ja toimetab ja natukene veel mingeid oma asju seal ja see oli nagu teatud normaalsus ja ma olin kodus ja mulle pakuti tegelikult ühte töökohta. Ja see tundus mulle tohutult põnev tegelikult ja ma vaatasin, et ma saan seda isegi täiesti teha. Ainult, et üks point on selle juures see, et üks meist peab tegema siis lasteaia otsa. Et muidu mina viisin või tõin, eks ju, vahest oli ka see, et kui mees läks, jäi tema trajektoori peale, siis ta viis hommikuti kooli, eks ju, aga lasteaed oli minu peal. Ja siis tähendas seda, et me pidime peredünaamikas tegema mingisuguse muudatuse, et kas tema viib või tema toob. Ja mis oli vastus? Vastus oli see, et ei, sellepärast, et see, mis sulle seal makstakse, kuigi see oli selle aja kohta väga hea palk, meie elu kvaliteet saab kannatada. Ja see tähendas veel natukene rohkem tema panustamist tegelikult. Natuke rohkem tema panustamist, mis tegelikult oli sisuliselt olematu. Ja see ei ole nüüd klats, vaid see on nagu reaalne näide siia juurde, et mis võib juhtuda. Ja okei, meie elukvaliteet, meie pere elukvaliteet kannatab, kui mina lähen tööle ja tema peab korraks olema laste juures. Selge, ma loobusin sellest töökohast, eks ju, et terviku nimel, ju siis pidi nii olema, mitte ma seda nüüd hirmsasti siin kahetsen, aga see läks nii, eks ju. Aga mis on tänaseks juhtunud? Kontakt isaga on sisuliselt olematu. Eks. Ta on olemas, mina emana olen kogu aeg ju tegelikult seda ikkagi pushinud, et lapsed suhtleksid ja teeksid ja toimetaksid, sest et ma ju tean, et lastel on vaja seda teist poolt ka, eks. Just. Aga kas sul on ka sisulist vajadust? Sa ei ole näinud oma lapsi kasvamas, sa ei tea, sa ei tunne neid tegelikult, sest sa oled kogu aeg tööl. Aga mida see näitab? See näitab selle, ja nüüd mitte konkreetse inimese peale, vaid üleüldiselt see näitabki selle inimese enda probleeme, seda oma üksindust, seda oskamatust tegelikult jagada. Ja me tuleme kõik
oma lapsepõlves, et sa ei oskagi tegelikult väärtustada seda, et võib-olla sul ei ole endal kontakti oma vanematega olnud. Ja nüüd, kui me tänases maailmas räägime, et see ema või isa on kogu aeg arvutis või telefonis või tööl või kuskil, et tal ei tekigi seda aega, kus ta oleks selle lapsega koos, kus ta looks selle esmase kiindumussuhte, selle sama olemise, et ma olen olemas, kui sul on vaja. Ma olen täna helistamise kaugusel, ma olen täna sõnumi kaugusel. Ma ei pea istuma seal 3 tundi, millal ema tuleb kuskil ringi pealt, eks ju. See kõik on tegelikult olemas ja kui ma seda ei tee, eks, et siis tegelikkuses see laps tunneb ennast üksi. Ta lõpuks tunnebki ennast üksi ja ta järgmistele põlvkondadele genereerib jälle samamoodi seda üksindust, sest me ei oska seda sidet luua. Nagu ma ütlesin, meie pere istus iga õhtu söögilaua taga. Nii oli ka minu peres oma lastega. Iga õhtu oli pere sõi koos. See on väärtus. Pühapäeva hommikud, kui vähegi võimalik, istusime ka koos, eks ju. Nädala sees ei ole tänases maailmas võimalik, eks ju. Aga leia see aeg, kas või natukenegi, lihtsalt leia. Ja mitte see, et sa tänitad ja räägid. Ja saad laua tagant midagi, eks ju. Et nüüd räägime kõik probleemid ära, eks ju, mis oli, vaid lihtsalt, mis oli, mis toimus. Ja kui sul tõesti seda võimalust ei ole, mine kas või õhtul, kui sa last magama paned, võta see 5, 10, 15 minutit, lihtsalt räägi enda päevast, räägi sellest, mis lapsel kuula, lihtsalt ole olemas. Ei ole rohkem vaja võib-olla isegi see 15 minutit. Just, ta saab nii palju ära rääkida juba. Kas või natukenegi, eks ju. Ja see on nüüd see, mis tegelikult, kui seda ei ole, süveldab seda üksindust. Ja lõpuks ta hakkab ju kultiveerima ka seda mitte oskamist jagada. Just, ja see on jälle tegelikult üks rikkuse blokeering ju. Täiesti, me vahetame ju energiat. Ma saan ju lapse käest niivõrd palju kihvti informatsiooni teada, eks ju, kuidas ta üldse asjadest aru saab, mis loogikaga ta mõtleb, eks ju. Tema kuulab minu lugusid, kuidas mina hakkama sain. See on see, mida mina lapsepõlves kuulasin, kui ema-isa rääkisid mingeid asju või kui ema rääkis naabrinaistega mingeid asju või seal töö juures isal kõigutasin, jalga vaatasin, kuidas metsatehnikud mingeid asju rääkisid, kuidas nad jahil käisid. Näe, kuidas elu käib. Keegi ei öelnud, et nii nüüd laps istub ja kuulab aktiivselt, eks ju. Ei, see oli elu osa, eks ju. Aga nüüd me paratamatult peame seda tegema teadlikult. Igasugustel lugude jutustamine on ju eluaeg olnud üks pärimuse edasikandja. Meie põlvkondade sellise järjepidevuse hoida, et me räägime lugusid oma lapsepõlvest, oma vanaemadest, kellest iganes, eks. Et mingisuguseid lugusid, kuidas ma hakkama sain või ka igapäevaseid päevalugusid. Mis mul täna päeval oli, ka see on lugu. See fookus läheb kogu aeg selle peale, et ma olen üksi ja sul ei olegi seda. Tegelikult sul on võimalus midagi muuta, eks. Mine vooluga kaasa, mine üle, ei tee midagi, eks. Ja täpselt samamoodi on see, et kui sa tunned, et sa oled üksi ja nagu võib-olla isegi lausa üksildane, siis leia keegi, kellele helistada. Mine kuhugi. Näiteks koroona ajal oli mul üks lihtne soovitus inimestele. Minge poodi. Lihtsalt minge poodi. Mine rahva keskele. Mine poodi. Mine suhtle müüjaga, kas või küsi, kus seda müüakse. Lihtsalt mine, seisa järjekorras, lihtsalt mine. Juba piisab. Mine jaluta tänaval, mine loodusesse. Ära istu seal 4 selja vahel, sest sa sellega võimendad oma seda üksi olemist. Ja tegelikult sa võtad endalt võimaluse midagi jagada. Aga kui sa lähed korraks välja, ükskõik mida sa teed, ükskõik mis, siis tegelikult sellega sa juba lood uut väärtust ja tegelikult sa saad ise rikkamaks, eks. Et ma teen midagi ja kohe pean midagi vastu saama. Kohe peab midagi tulema, aga me ei oska seda suurt pilti vaadata. Võib-olla meil ei ole seda kannatlikkust, oskust oodata ja oskust näha seda, et tegelikult tuleb kaudselt nii mõnigi asi sulle tagasi. See peab lihtsalt kannatlikkust olema. Aga me oleme harjunud, saadan sõnumi, peab kohe vastus tulema. Oota, mis mõttes ta ei vaatagi telefoni või? Me oleme kogu aeg harjunud sellega. Aga see on jälle üks selline ajamärk, see kärsitus, et kujuta nüüd ise ette, et sa istud ja ootad postipoissi, pool aasta pärast tuleb sulle kiri. Nagu mis mõttes? Siis oleks ju juuksed ammallid, on ju? Ei, no jah, sa jääd milleski ilma, sa jääd milleski maha, sa ei saanud infot, eks ju. No, vaid ja veebileht on maas, appi ma ei saa Delfit lugeda. No see on võtna, mis sul juhtub? Jah, et selles mõttes me oleme osa sellest ümbritsevast, see mõjutab meid kogu aeg ta mõjutab meid.
nüüd oleks vaja nagu mõelda, et mida mina tahan. Mis ma tahan? Mina näiteks teen 1 päeva nädalas, kus ma ei loe uudiseid. Ja kuidas siis läheb sellega? Ma olen harjunud juba, alguses oli imelik muidugi, sest sa oled harjunud, et sa hommikul loed lehte või kuidagi nagu kohvitassi kõrval ikka nagu, aga ei. Ma istun, kõigutan jalga ja vaatan puid ja mõnulen ja lihtsalt olen ja ennast läheb juba naerma ja. Et täna on see pühapäev. Täna on see pühapäev ja ma täitsa teadlikult ei ava arvutit. Õhtul vaatan üle ainult seda, mis mind järgmine päev ees ootab ja ei klikka uudiste peale. See on nii põnev inimesse, sest ma olin sellega see on nii harjumuspärane. Ei, mul on see juba tükk aega, ma olen juba täitsa harjunud sellega, aga see on jälle teadlik otsus, et miks ma seda teen. Et just nimelt see, et ma lähen selle müraka kaasa ju. Miks ma pean seda tegema? Et just jõuda jälle selle sisemise rahu juurde. Kui sa jõuad selle sisemise rahu juurde, sa lood mingi teatud rutiini endale. Ükskõik, et kas või sa iga päev teed, mul on oma kava, mida ma teen seda iga päev. 100% iga päev ei ole alati võimalik, eks, aga siis ei juhtu ka midagi. Aga põhimõtteliselt teed ja mis sa teed, sa lood selle mingi tasakaalu ja kontrolli ise kogu selle asja üle. Ja siis ta muutub sulle harjumuseks, ta muutub uueks harjumuseks. Eks. Ja mida rohkem sa lubad endale sellist pausi, sellist hetke iseendaga, seda rohkem sa hakkad kuulama oma sisehäält. Või võttagi näiteks otsus vastu, et lapsevanemad siis enam ei peaks kõige koos elama. Inimesed on oma suhtes kinni ja neil on hirmud seda lõpetada. Ja kuni selleni välja, et tekivad füüsilised haigused. Oskad siia mõne näite tuua? Näiteks naiste haigused, naiseks olemine, kui mees ei väärtusta naiseks olemisena. Siis tekivad naiste haigused, sest sa ei väärtusta ennast ise naisena. Seal võivad tekkida füüsilised haigused, sõltub sellest, mis siis see inimene tunneb, sest emotsioon ja organ on tegelikult omavahel seotud. Ja nüüd on see, et see üks ots, eks. Mis iganes põhjused keegi välja toob, et miks ta seda suhet ära ei lõpeta, kuigi see on tema jaoks juba täiesti mürgine, ammendanud ja kõik muud asjad. Tegelikkuses see kahjustab ka lapsi, sest millises keskkonnas nad on, eks. Ja me oleme laste pärast koos, ma ei saa üksinda hakkama, on naistel päris palju hirmusid, see on see majanduslik sõltuvus mehest. Seal on väga palju aspekte, mõnikord nad on sellised, ütleme põhjendused sellepärast, et mitte julgeda astuda ja nad ei julgegi, sest et isegi kui ma näiteks toon selle näite, et ma töötan sõltuvussuhtes olevate naisterahvastega näiteks ohvriabi alt, siis mehes on näiteks alkohoolik ja naine peab ainuke, kes tööl käib, mees päevad läbi vedeleb näiteks diivani peal, vaatab seal telekat või niisama jumiseb ja naine peab talle tooma iga päev six-packi. See on reaalne näiteks case. Ja siis, kui naine ei too seda six-packi, siis ta saab kas peksa või näiteks naisel ei ole raha, siis ta peab minema laenama, et mehele iga õhtu see six-pack viia. Aga miks see nii läheb? Ja mis vastab mulle see naine? Kui me räägime, et see suhe, nagu kas see töötab, ei tööta ja nii edasi, aga kuidas ma ilma temata hakkama saan? Vastab ta mulle. Ta vastab seda siiralt, see võib tekitada küll selle, et issand, mida ta mõtleb, aga see inimene mõtleb seda siiralt, täiesti siiralt. Ja nüüd, kui sa talle räägid, mis on nagu üks pool asjal ja mis on siis, kui ta selle suhte lõpetab üks pool asjal, siis ta mõistusega saab aru, et võib-olla tõesti see võib nii olla, aga ta ei usu sind. Ta lihtsalt ei usu, sest et tema on oma harjumuspärases mugavustsoonis. Ja ta ei ole nõus sellest välja astuma, sellepärast, et see on hirm. See on hirm muutuste ees, isegi kui mõistus teab, et see võib olla parem, aga kas ta ikkagi on? Teine külg on see, mis on tänases maailmas, et mulle ei meeldi, me kastasime lahku.
hops. Et see käib nii kiirelt. See käib nii kiiresti. Meil olid me ei teinud midagi koos, meil oli see 2,5 aastat ja 2,5 aastat ja siis 5 aastat ja siis no ütleme, et noorte puhul on isegi väga kihvt, kui nad ütlevad mulle nii-öelda kihvt, et ma olen suhtes, meil on juba pikk suhe. Vau, et vanust pole ollagi, aga juba pikk suhe ja me oleme 2 nädalat koos olnud. Me oleme suhtes 2 nädalat. No, see on minu poolt seda siin natuke näitleja roll liskab siin välja, eks ju, aga utreeritud, aga see on ajamärk. Et see on nagu tarbimisühiskond praegu ongi nii, et kui tarbitakse üksteist sisuliselt. Ja tarbitaksegi üksteist täpselt nii kaua, kui masin töötab, eks ju, kui masin enam ei tööta piisavalt, siis või värv on kulunud kuskilt. Näiteks jah, täpselt, et siis võtame uue, sellepärast, et kes ikka seda parandab. Et minu meelest seal asi peaks olema seal kuldne kesktee, et me aeg-ajalt kolleegidega naerame, kui see suhte teemal räägime siin praegu, et siis me võiks Kosja kontori seal omal vastuvõtus avada, et ühed on need inimesed, kes otsivad partnerit ja teised on need, kuidas lahutada. Jah. Eks? Ja minu vastus on nendele, kes nagu tõesti kahtlevad, kuidas lahutada, mida teha, eks ju. Lahku jõuab alati minna. Aga proovi ära anda kõik, mis sa oled teinud, mis sa vähegi tahad teha. Proovi ära, siis sa tead, et sa oled enda poolt teinud kõik. Just. Ja siis sa saad aru, et see asi ei tööta. Või sa jõuad selleni, et aga äkki ma lihtsalt olen ise oma mõtetes kinni jooksnud. Mida siis saaks teha, kui tõesti kõik selline asi tõsised plahvatuse teeb? No midagi on jäänud juba märkamatu, kui me selle pauguni jõuame, eks, et ükski asi ei käi ju niimoodi, eks, et midagi on jäänud märkamata, aga kui sa oled juba sellises situatsioonis, siis võtame elektriarve. On ju? Saadame tagasi. Vabandust, olete valele aadressile saatnud. Saadame selle oma mõtte, mida me seda lugedes tagasi. Et vaatame teise nurga alt. Kõik asju saab vaadata teise nurga alt. Kujutad ette, et sul läheb elekter ära. On ju? Telekat ei saa vaadata. Okei, aga ma tahaks teed keeta. Ups, elektrit ei ole, eks ju. Ahah, no hea küll, ma lasen mikros midagi soojaks. Ups, elektrit ei ole. Et su mõte käib kogu aeg sedasi harjumuspäraselt ja siis oota, stopp ei ole, eks ju. Et vaata siis seda olukorda teise nurga alt. No, äkki enne seda, kui see suur elektriarve tuli, sa nagu mõtled, et äkki sa midagi teed teistmoodi. Jah. See, et tulevad suured elektriarved, oli teada juba ette. Aga kõik lasid samamoodi. Ja see oli, issand jumal, mul on suur elektriarve. Äkki sa lülitad oma vannitoas põrandakütte välja. Pane vaipad maha. Pea seal olema ju, tegelikult ei pea. Ma käin inimestel külas, oma tuttavatel, kes räägivad, kui metsikud elektriarved neil on. Aga vannituppa astuda ei saa, sest seal on lihtsalt nii tuline. Just. Mida sa hädaldad inimene? Lülita välja. Ja see on jälle see mugavustsoon. Ma räägingi seda. Miks me oleme seal nii kinni? No oleme. Ma räägin, et kui elekter läheb ära, siis sa tead, et elekter läks ära, aga lähed teed keetma, aga lähed sööki tegema, tahad telekat vaadata. Et sa oled nii kinni selles mõttes. Just. No, et aga mõtle samm ette ja siis on kõik teised süüdi. Just. Midagi ei ole teha, praegu on nii. Praegu ongi nii, me oleme liiga laisad, liiga mugavad ja meie hädad on sellest, et me oleme liiga mugavad. Kui me kerime kogu aeg seda niimoodi mugavust, see ei ole võimalik. Jah, see elu käib mööda spiraali, me jõuame järgmisse punkti, eks ju, aga lihtsalt ühiskond on muutunud, kõik on muutunud. Me oleme siin praegu selles situatsioonis. Tegelikult see on kõik olnud. Ta on natuke teistmoodi olnud. On kogu aeg olnud sõdasid. Lihtsalt meie ei mäleta seda. Kogu aeg on olnud. Et me pole olnud justkui nagu nii otse. Öeldakse, et igal põlvkonnal tuleb oma sõda läbi teha. No see lihtsalt on nii, see ei õigusta mitte midagi, absoluutselt mitte ja see kõik on täielik õudus, kui hakata mõtlema, eks ju, kas või selle peale, et kuidas lähevad Ukraina lapsed kooli praegu, veepudeli ja kaisukaruga ja kindlasti ainult sinna koolimaja, kus on varjend. Lastel ei peaks nii olema. Aga nemad kastavad selles normaalsuses. Ühel hetkel on neil järgmine normaalsus.
on ju, jah, see on juba unustatud. Just, lähevad edasi. Jah, aga tulevad jälle uued asjad, et kogu aeg see kuidagi käib nii, et minu meelest nagu see universum tõmbab meid aeg-ajalt tagasi, et ära mine laisaks, ära mine mugavaks. Ehk et siit võibki olla ju siis täpselt see sõnum, et mis on see, kus oma elus oled täna niivõrd mugav või nii kinni, et see ei anna sulle seda mõttepaindlikkust, et jälle on mul üks õpetaja vahvasti öelnud, et vaimselt saab jääda terveks see inimene, kellel on paindlikkus. Et kuidas selliseid piire teadlikult kehtestada iseenda jaoks ja märgata, et nüüd on see piir tegelikult, kus ma iseendale sellega sõidan sisse, et ma lasen teistel kogu aeg endale sisse sõita. Jäik inimene on see, kes ei ole teadlik iseendast. Sellepärast, et meil kõigil on tunnelnägemine, eks. Meil on mingi oma tunnel ehk oma normaalsus, me tuleme oma keskkonnast, kus me oleme kasvanud oma normaalsuses ja me kanname seda normaalsust edasi. Meil on selline tunnelnägemine. Nii. Ja nüüd ma käin selles oma tunnelis, see on teatud jäikus. Ja kui ma seda pilti nüüd laiemaks ei tee, ehk oma sisemist rikkust, oma sisemist teadlikkust ei kasvata läbi erineva suhtlemise, läbi erinevate kogemuste, et ma luban endale erinevad kogemusi, vaid ma hoian seda jäikust kogu aeg, siis kõik, mis jääb väljaspoole seda, tegelikult hirmutab mind. Ma ei julge seda lubada ja sellepärast ma surun ennast ja kõiki teisi minu raamide sisse, eks? Ja olengi jäik ja paindumatu, aga mis juhtub jäikusega? Vaata, kuidas jäik asi läheb prõksti katki, aga painduv toru ei lähe katki, eks ju. Et ta on paindlik ja mida rohkem on sinu sees teadlikkus iseendast, kas või seda, et midagi juhtu ju. Aga kuidas paneb jäik inimene piire? Paindlikkus täiesti puudub. Just. Ja, eks. Ja kannatada saab ju tema. Et ava võib-olla seda tausta, kus see jäikus sünnib võib-olla ellu ja tõesti, kuidas ma enda tõesti ei suuda loobuda. Ükski äärmus ei ole hea, et kui on liiga jäik või liiga paindlik, ei ole hea. Samamoodi on piiride panemine. Kui piirid on liiga jäigad, ei ole see lapsele hea, ei ole see täiskasvanu lapsevanemale hea. Kui nad on liiga hajusad, on täpselt samamoodi. See vaene laps ju vajab piire. Et kui me räägime siin lapsevanem, siis lapse asi on piire nihutada ja vanema asi on piire panna ja siis neid turvaliselt nihutada, eks ju. Et see teadlikkus seal, et kui inimene on jäik, siis kas ta on teadlik, et ta on jäik? Ma ei usu hästi, et ta väga teadlik on. Aga kus see tuleb ju tema lapsepõlvest. Tema isa, ema võib-olla olid liiga jäigad, tema vanaema, vanaisa olid liiga jäigad, eks. Ajas on midagi muutunud, aga see mingisugune muster käib edasi, eks. Mina olen seda vaadanud seda, et see sisemine jäikus on nii kahju on nendest inimestest, sest nad jäävad jube paljust ilma. Ju see rikkus, mida nad kõik saaks enda ümber luua, mida elus ära teha. Ja, aga kui sinu sees on hirmud, kui sa ei julge astuda neid samme, siis see tähendabki seda, et need piirid on inimene ise pannud hästi jäigad, sellepärast, et ta sisu on nii habras. Ta on ehitanud need endale nii tugevalt ümber, et natukenegi tunda ennast turvaliselt. Piirid on ju turvalisuse jaoks. Just. Ja, et mina tunneks ennast turvaliselt, sina tunneks ennast turvaliselt, laps vajab piire, tunda ennast turvaliselt ja me panemegi ju kogu aeg siin, me ka ju nihutame mingeid piire siin omavahelises suhtlemises, igal pool me kogu aeg ju paneme piire, eks ju. Mõni laseb endale totaalselt sisse sõita, eks, ja mõni teine läheb kehtestama ennast nagu väga jäigalt, eks. Et aga see on see, et kuidas me omavahel mängime sellel teemal. Aga ma ise arvan, et see on sisemise ebakindluse, sisemise rahulolematuse üks selline näitaja, kui ma tahan, et kõik on nii. Ma ei julge. Ma lihtsalt ei julge, see on sisemine argus, mis on ju ebakindlus. Et ma ei julge lasta asjadel sündida. Asjad peavad olema kontrolli all, kõik peab olema täpselt nii. Siis on nii. Aga mõtle, minna ärevus siin sees on. Ma panen kogu aeg müürid, kaitsen mut oma ärevust, eks. Aga kui sa lased asjadel olla, siis see energia voolab, lihtsalt voolab. Aga see on usaldus elu vastu, usaldus enda vastu, mitte midagi ei juhtu. Aga väga paljud kaitsevad oma imidžit, et mis nüüd juhtub, eks. Tead, ei juhtu ja elu ongi minu meelest kulgemine.
arust on see Jungi väljend, on see dark side, see inimese pime pool. Just. Ja kui ma õpin järjest paremini aru saama, mis minu sees toimub, mida teadlikum ma olen igasugustest luukeredest, mis mu kapis on. Paljudest ma ei ole teadlik, kindlasti ei ole, käies läbi kõik psühhoanalüütilised, ma ei tea, mis kõik asjad, ikka ma ei ole, eks. Aga see on okei. Täiesti, jah. Et suures pildis ma ikkagi midagi ju tean, sest et ma olen teinud neid inimkatseid, õppida iseennast tundma. Mõnikord mõtlen, mis asi see oli, mis ma praegu tegin? No las ta olla. Noh, lihtsalt oli, eks ju. Järelikult ma olen selline. No olen selline, saage hakkama. No. Et ongi oskus nagu vahet teha asjadel, mis on olulised, mis ei ole olulised, mis aitavad sind, mis ei aita sind. Aga mitte iga asja põdeda kogu aeg. No oli siis oli, no mis teha, no lähme edasi. No. Väga paljud jäävad oma lapsepõlve kinni. Issand, kui raske mu lapsepõlves oli. Ja tõesti on. Ma ei arva, et mul oli ka see meelakkumine. Aga ma olen võtnud sellest parima. Mul on mingisugune vundament olemas, mis ma nüüd hakkan siis hädaldama, et maja on sellepärast viltu, et vundament on nagu mõrakave. Stopp, see vundament on selline, nagu ta on. Vastavalt sellele ma ehitan sinna maja ja võib-olla parandan natuke seda vundamenti. Ja võib-olla see tundab, kui mulle ta on siukene, suurte mõradega, eks. Täitsa seisab püsti küll. Pole ta midagi. Et sa hakkad seda maja nagu ise sinna peale ehitama. Sul on see võimalus. Ükskõik, meil on kõigil erinevad vundamendid. Erinevad majad on ka. Ma ei saa võrrelda enda maja ja sinu maja, eks ju, nii-öelda, metafooridega rääkides, eks. See ongi erinev, aga mis me teeme tihti, me võrdleme. Et see on sinu enda käes ja see, kuidas sa nagu seda ehitad, on see, kui teadlikuks sa saad, millised aknad ma vajan selline majale, millise sisustus, kuidas ma ennast seal tunnen, ehk see on see minu elu, see nii-öelda see maja, eks. Et ma selle ju loon ise. Ja mida rohkem ma õpin ennast erinevates situatsioonides tundma, seda teadlikumaks ma saan ju ise endast. Jah, suhelda erinevate inimestega, käia kontserdil, käia teatris, käia kus iganes, käia reisidel. Mul on öeldud, miks ma oma väikseid lapsi niimoodi reisidele kaasa vedasin kogu aeg. Mis see on? See on ju pildi avardamine. Ju. Igal juhul. Ja ka iseenda, et kuidas ma saan sellist olukordadega hakkama. Et see ei ole see, et jätan maha ja siis mul on hea mõnus ja lihtne. Ei, vahest tuleb seda ka teha. Ei, aga see on täpselt ja seda tuleb ka teha, aga mitte alati, eks. Mitte alati, et kõike peab olema pereelu, peab olema partnerelu, peab olema üksinda olemise aega. Sest paratamatult sa ju selles suhtes ju sulandud, sa annad ju midagi ära, sa annad partnerile midagi ära, sa saad midagi vastu ka, sa annad lastele midagi ära, sa saad seda vastu ka, eks. Aga kui su mõttefookus on ainult seda, kuidas ma kõik annan ära, kuidas lapsed võtab mul energiat ja siis ma ei saa sinna tööle ja siis ma ei saa seda teha ja siis mul ei ole üldse oma aega, mis sa teed selle oma ajaga, istud ainult YouTube'is, eks. Kui sa hakkad mõtlema, et aga mida ma saan, mis mul on võimalus, et ma Kaarega jõuan tagasi sinna, et nii-öelda näiliselt 10 aastat sa oled nii-öelda nagu kodus. No see ei ole ju 100%. Tõtt ei ole ju. Et sa käid ju partneriga väljas, sa käid ju perega väljas, sul on ju üksinda võimalus kuskile minna, eks ju. Jah, sa ei saa võib-olla trenni või kuskile, ma ei tea, sõbrannadega kohvikusse minna iga kell, kui sa tahad, aga see tuleb sinu vanuses. Et tagasi, see tuleb tagasi. Aga sul on võimalus võib-olla ma ei tea, toimetada oma lastega, avastada maailma läbi nende silmade, teha midagi muud. Sellel hetkel lihtsalt on nii ja võta sellest parim, sest see on see, kus sa õpid ennast tundma ja see on see, mis teeb sind rikkamaks. Aitäh sulle, Rita. Aitäh sulle kutsumast.